Tere! Tänan tutvustusest. Ma igaks juhuks küsin üle, et kes on mind varem siin laval näinud? Siiski nii paljud ei ole. Et põhimõtteliselt ma olen siin varem rääkinud sellest Rail Balticu elust ja olust ja minu ametlik nimetus tõlkides nüüd eesti keelde selle ilusa väljamaakeelse sõna on siis varade infosüsteemi tiimi juht. Kes teab, mis on vahet Rail Baltical, RB Rail AS-il ja Rail Baltic Estonial? Okei. Kiiresti see siis RB Rail, see firma, kus mina olen, on Läti firma, kes tegeleb kogu projekti koordineerimisega. Rail Baltic Estonia, täiesti sõltumatu firma, on see, kes tegeleb Eestis selle Rail Balticu praktilise ehitusega. Nii et mina nagu vaatan praegu seda projekti sealt kuskilt kõrgemalt poolt, mis nagu kehtib selle kõige 3 riigi kohta. Ja millest ma täna räägin, on siis selle Rail Baltica projekti edenemisest. Keskendun rohkem just nimelt Eesti peale, siis akronüüm, et kuidas me sellest BIM-ist kõik need asjad sinna KIS-i saame ja siis viimases kolmandikus ma näitan pilte ilusatest kaartidest, mida on teinud siis üsna mitmeid Rail Balticas Estonia Tõnis Kundla, kes on meil elav legend, aga praegusel hetkel ta on puhkusel ja seega teda siin ei ole. Laisk inimene, nagu ma olen, siis ma ei hakanud neid kõiki slaide eesti keelde tõlkima, sest mõned ettekanded olid ka juba inglisekeelsed. Et siin on need minu tööülesanded, millega siis minu tiim tegeleb, ehk siis varade registri tiim. Et mida me teeme, me valmistame ette opereerimise faasiks informatsiooni, me uuendame AR ehk Asset Register, varade registrit KIS-i infosüsteemis ja see baseerub siis MD tähendab Master Design ehk siis põhiprojekt, DTD ehk siis tööprojekt ja as built on meil siis ilus eestikeelne sõna ka as built. Ja siis need on need IFC mudelid, mida me kasutame. Projekti viimased uuendused eile, mis toodeti mulle meie PR-osakonna poolt, et seda saate ise lugeda, pärast ma pikalt sellele ei keskendu. Ja läheme edasi selle juurde, kus me praegu oma projektiga oleme. Et paremini oleks näha, kus kohas me selles ehituse faasis oleme, siis on selline kriip sinna vahele tõmmatud, et meil nüüd ehitus käib täie hooga, aga samal ajal me ikkagi kogume veel infot juurde ja valmistame seda siis selleks opereerimise faasiks ette. Nii. Seda ma ütlen ka kohe ära, et seda see PR-osakond, see neile ei meeldi, kui ma seda näitan, sellepärast, et see on nagu käega joonistatud vanadel headel aegadel, kui ma sellesse firmasse tulin. Ehk siis nagu seletada, kuidas see BIM, millest see meil koosneb siis. Ehk siis need 3 vaala, mille peal see raudtee liigub, on siis meil need geoinfosüsteem, varade haldussüsteem, ehk siis see AIM ja siis Common Data Environment, ehk siis dokumendihaldus. Ja nii siis see varade register kui ka siis traditsiooniline KIS-info asub meil siis ArcGIS Enterprise'i keskkonnas ja see Common Data Environment korraldati vähempakkumine, kunagi võitis selle Bentley ProjectWise, kes siis 5 aastat meil olid ja nüüd alates eelmisest aastast leiti, et AceSite on parem toode ja praegusel hetkel tegeletakse siis selle kasutusele võtmisega. Ja mida me siis teeme? See BIM to GIS tähendab seda, et me saame need IFC mudelid siis nii projekteerijate kui ka siis hiljem ehitajate käest. Algne idee oli mul selles, et me uuendame geomeetriat vastavalt sellele, kui tuleb iga järgmine versioon, iteratsioon sellest mingisugusest sillast teest, mis iganes, et me saaksime nagu seda geomeetriat võrrelda. Aga kahjuks
see kvaliteet ei olnud väga stabiilne, mis tähendab seda, et see post 1 oli, ühes iteratsioonis oli post 1, teises iteratsioonis oli post 3. Seega ainuke asi, mida me teha saime, oligi see, et me kustutame eelmise asja ära ja paneme järgmise sinna sisse. Ja meil on see KISS-i keskkond on tegelikult andmebaas. Mul on selle kohta mõnes avalikus esitluses on ka kena pilt, kus on see, et KISS on andmebaas. Et see oli paljude jaoks uudis, aga igatahes väga kasulik, et andmebaas on, siis me haldame seda andmebaasi sisu ühes teises keskkonnas, mille eelmine nimi oli Vertabelo ja nüüd ta müüdi organisatsioonile Redgate ja nüüd ta on Redgate Modeler. Ehk siis seal on meil kena ülevaade sellest, millised andmeväljad meil on. Meie ei hoia erinevaid versioone. Ehk siis me otsustasime, et meid ajalugu ei huvita. Kui me mingisuguse posti ära kustutame, siis ta on kustunud, meid ei huvita, kes ta kustutas ja millal kustutas, tekib uus post lihtsalt. Mis teeb selle andmebaasi tasemel haldamise natukene lihtsamaks. Ja mida me siis teeme? Me kõigepealt impordime selle IFC faili kui multibatch tabelisse või feature layer, ma ei tea, mis ta eesti keeles on, mul ei ole kunagi seda kissindust eesti keeles õpetatud, et see on nagu kõik ingliskeelne. Ehk siis 3D on meil seal kaartide peal nähtaval, siis sellest me teeme selle 2D footprinti, ehk siis 2D joonised ja siis kolmas vaade on siis punktivaade ja igale sellele infole on nagu erinev kasutajagrupp. Ehk siis kui meil on vaja vaid teada, kus meil mingid ökoduktid asuvad kaardi peal, siis me vaatame neid punkte. Kui meil on vaja natukene detailsemalt vaadata, kuidas see mingisuguse kaardi peal välja näeb, jälle kus kulub vähem ressurssi, on siis 2D vaated ja siis 3D on juba nagu detailseks uurimiseks, kui me seal tahame seda asja keerutada ja vaadata lähemalt, et kust ikkagi need mu lehmad sealt ühelt kinnistult teisele üle lähevad. Mingisugune siukene ülepääs olla igatahes kuskil ehitatud, ma täpselt ei mäleta, kuhu see tehti. Ja nüüd sellest digitaalsest kaksikust natukene lähemalt. Et see mõiste tegelikult, mida meie kasutame oma organisatsiooni sees, mis meil praegu on see digitaalne vari või digitaalne peegeldus. Ja miks ta on peegeldus, on just see, et kui me midagi disainime, meil on see kena mudel, siis see liigub ehitusse, ehitatakse meil see kena ülepääs sealt valmis, nagu paistavad pildid suhteliselt sarnased ja siis uuendatakse seda mudelit, kus ta on siis see, mis on siis nagu see teostusmudel, ehk siis see as built väljamaa keeles. Otseselt mingisugune info seal nende kahe punkti vahel ei liigu, ehk siis seda me päris digitaalseks kaksikuks ei saa nimetada, kuigi reklaami mõttes nagu käib digitaalse kaksiku pähe küll. Aga mis siis nüüd nagu meie arust see digitaalne kaksik on see, kui see info liigub nagu mõlema poole vahel. Ehk siis me leiame, tuvastame kuskil mingisuguse probleemi, on meil mingisugune sensorike kuskil, mis midagi avastab, siis see info jõuab meie haldusopereerimissüsteemi, mida praegusel hetkel meil olemas ei ole, sellepärast et kõik 3 riiki on totaalselt iseseisvad ja meie ei saa ette kirjutada, et kasutage nüüd seda või teist või kolmandat haldustarkvara. Aga põhimõtteliselt mingisugune haldustarkvara nagu peaks olemas olema. Ja siis see läheb töökäsuna kuskile siis sinna selle haldussüsteemi, mingisugused hooldusmehed või hooldusinimesed, eks ole, lähevad ja teevad selle asja korda ja kui see asi on korras, siis see info sünkroniseeritakse jällegi sinna halduse andmebaasi ja sinna mudelisse ja siis see kajastub meil juba infona. Nii palju siis digitaalsest kaksikust. Siis mis me viimastel aegadel teinud oleme, et kuna tapeti ära või tapetakse ära see vana web app builder, siis tuleb nagu kogu jamps, mis tehtud on, sinna experience builderisse üle kanda. Ja see on nagu selline
manuaalne töö. Õnneks meil on KIS-i tiimis nüüd juba päris mitu inimest, vist umbes 5, et nemad saavad nagu selle põneva tööga tegeleda. Ehk siis kui enne oli mingisugune kena tuunitud lahendus olemas, siis see tuli nagu teises keskkonnas uuesti kirjutada. Ja siin on nüüd need näited, muidugi seda funktsionaalsust on siin palju rohkem, saame siia mingisugused erinevad sakid panna ja paremini siin filtreerida ja eksportida neid asju. Et siin on nüüd see kaart, mille on teinud siin Tõnis Kundla seltskond, kus me siis saame teada, eks ole, et millised objektid meil on, siis mis on selle ema objekt ja kõik need tüübid ja muu selline info, et see on nagu kasutajale kenasti juurdepääsetav, neid palju kihte, mida me seal näitame ja mida ei näita. Seda kõike saab kenasti konfigureerida ja kasutajatel on ka suhteliselt mugav, kuigi tuleb seda asja ikkagi inimestele koolitada ja rääkida. Aga see on üldiselt edukas olnud, sest firmas on see KIS-i lahendus nagu väga populaarne. Mis on suur pluss Eestil võrreldes lõunaosariikidega, on see, et Rail Baltic Estonia ja RB Rail kasutavad ühte ja sama KIS-i rakendust. Ehk siis, kui minu tiim impordib need 3D mudelid sisse, siis Tõnise tiim saab juba tegeleda nende konkreetsete objektide sidumisega mingisuguse ehitusprojekti pakiga. Ehk siis ei ole nagu seda vahepealset infokadu või ühest süsteemist teise andmete tõstmist, et me oleme nagu ühes süsteemis. Et lätlased ja leedulased tahavad rohkem sõltumatud olla ja ega see neid nüüd nii väga õnnele lähemale ei ole veel viinud. Siis üks oluline teema on see keskkonna teema. Ja siin Aivo esimesel päeval näitas ka neid pilte nagu väikeste ikoonidega, mis Tõnis saatis. Aga siin on nüüd nad suure pildina see, et meil on nagu kenasti on ülevaade sellest, et millised on need keskkonnameetmed, kus neid rakendatakse, kuidas rakendatakse, millal rakendatakse, saab sinna kuupäevi peale panna ja vaadata kõike seda kenasti kaardi peal. Siis kasutame ka vorme, ehk siis saab nagu kenasti teha linnukesi õigetesse kohtadesse, et ma olen seal kuskil kohal käinud, et kas need mingisugused varustused või vastav info on nagu kusagil olemas. Ja ka sellised vormid jällegi, mis aitavad meil tõendada seda, et me oleme kõike ikkagi korralikult ja õigesti teinud. Seal kokkuvõttes, et millest ma rääkima hakkan, üks teema on ka Euroopa rahastuse jälgimine. Sest kui see Rail Baltica nagu pihta hakkas ja meil KIS-i Enterprise lahendus osteti, siis vaadati seda kui nagu kena visuaali mingisugusest asjast. Aga meil siiski õnnestus juhtkonda veenda selles, et KIS on ka andmebaas ja me saame mingisugused asjalikke andmeid ka nagu näidata ja uuendada seal ja mingit analüüsi selle põhjal teha. Ehk siis siia on nüüd pandud see Euroopa finantseeringu paketid, see CEF on selle üldine nimetus. Ma ei mäleta, mis see akronüüm nagu täpselt tähendab, aga midagi on seal Europe ja Financing on igatahes seal olemas. Ja kõik need taotlused on nagu kirjutatud selle mõttega, et me saaks võimalikult palju asju teha ja võimalikult uduselt seda sõnastada. Ja Euroopas nagu kirjutati nendele asjadele kenasti alla, aga siis nagu mingil hetkel, kuna me tahtsime seda või tähendab Euroopa kontrollijad tahtsid nagu näha, eks ole, et kuhu ikkagi see raha on kulutatud, et ei oleks mingeid topeltkulutusi. Ja siis selgus, et mingisuguse lõigu peal näiteks on seal taotluse jutus on see, et me ehitame 3 ökodukti, aga kui me kaardi pealt vaatame, siis seal on 5. Ja samamoodi oli ka need numbrid olid mingil hetkel kuskil teistpidi, siis see kaardirakendus aitas meil tegelikult korda majja luua. See oli suur probleem meie vapratele projektijuhtidele, sest ausalt öeldes neid absoluutselt ei huvitanud, millisest Euroopa paketist see raha tuli. Et nendel oli oluline see, et raha tuli,
lepingus on see asi ehitada, nemad tahtsid ehitada, mitte neid nagu numbrid taga ajada. Aga siiski see jälitustegevus toimus ja saadi see info enam-vähem korda ja selgeks, ehk siis me saame kenasti Euroopale tõendada, et me oleme asju õigesti ja eesmärgipäraselt teinud. Siis see on see minu armas lapsuke, mille ma kunagi alguses 2019 aastal tegin nüüd selles eelmises versioonis ja selle eesmärk oli see, et näidatagi meie nii partneritele kui ka firma töötajatele, kus kohas mingisugune asi asub. Sellepärast, et kuni selle ajani oli meil nagu see, et igaüks pani mingisugused koodid, mingid grupid kuhugile, aga see demokraatia sai ära lõpetatud ja absoluutselt kõik koodid, mis on nüüd need saitide paikade koodid, need OQ ja OR-id, et need on need, mida toodab nagu minu üksus, ehk siis kui projekt jõuab põhiprojekti faasi, siis on nagu kindel, et me seda asja ehitame. Siis projekteerija annab mulle nimekirja nendest objektidest, mida nad ehitama kavatsevad hakata, neil on klassifikatsioon on olemas ja koordinaadid olemas, ma panen selle punkti kaardile ja siis on nagu näha, kus ta on, mis ta on ja temaga seotud igasugune info. Ja nüüd on see asi meil kenasti ümber konverteeritud Experience Builderisse ja rahvas jätkab selle kasutamist, siin on nagu võimalik panna neid erinevaid filtreid peale, mõned olulisemad asjad on siin nagu kiiremate valikutega ja siis siin all, mida ei ole näha, on üks nupuk eksportimise jaoks, et meil on nagu öeldud seda, et see püha tõde asub meil nende koodide kohta ja asukohtade asub meil GIS-is ja kui nad tahavad sealt midagi oma Excelisse välja võtta, siis las nad teevad seda. Aga see Excel ei ole see, mis on see õige ja korrektne andmeallikas. Ja siis lõpetuseks veel, mis meil poisitüdrukud eelmise aasta aprillikuus tegid, eks ole, et me saame kohapeal käia neid paikvaatlusi tegemas ja pilte sinna üles laadida ja siis inimesed saavad vaadata, et kes kuskil käis objektidel ja mida huvitavat nad leidsid. Ja siia ma panen veel korra oma kontaktandmed, et kes tahab suhelda mingit rohkem infot saada, siis võtke ühendust. Aitäh! Aitäh!